tere internet! Täna me teeme pannkooke. Pannkookide kõigepealseks tegemiseks paneme panni kuumaks. See tagab meile selleks oleks, kui tainas valmis on meil pann juba tuline. Nii, pannkookide tegemiseks on meil munad, kohupiim, jahu ja suhkur. Hakkame pihta. Kogustest siis nii palju, et meil on 2 muna ja 2 muna kohta on 1/3 veerandkilosest kohupiimapakist. Arvutage ise, palju see grammides on. Ja segame munad ja kohupiima läbi, et oleks meil natuke ühtlasem mass. Ja siia sisse läheb pool klaasi suhkrut ja pool klaasi jahu. Natuke vähem kui pool klaasi jahu, mis on meil siin juba kõik olemas ilusti. Kui meil on kõik õieti tehtud ja siis pärast läbi segamist tuleb siuke paraja paksusega kohupiima tainas. Mis natuke liigub, aga mitte liiga palju kui kallutada. Ja sellel on ka teatud tähtsus, miks see nii on. Pann on meil küll piisavalt tuline. Õli. Ja vastavalt panni suurusele paneme ka see mõnusa lataka siia nii. Ja kui pann on piisavalt kuum, siis juhtub see, et selle asemel, et ta terve panni peale laiali juba voolaks, ta jääb niimoodi seisma, kuna pannkoogi alumine pind on juba küpsema hakanud ja ei ole vedel. Nii, nüüd kui pannkook on natuke küpsenud, saab teda selle pannilabidega testima hakata. Kui kõik on korras, siis siit niimoodi äärest tõmmates peaks terve kook liikuma. Mida ta veel ei tee, järelikult ta ei ole piisavalt küpsenud. Ja niimoodi siit pannilabide nurga tõstmisega saab siia pannkoogi alla piilduda ja vaadata, et kui küpsenud ta on. No praegu ta veel ei ole küpsenud. Kui ta küpsenud on, siis ta hakkab kollaseks ja äärest pruulikaks minema. Vot niimoodi, see on üks juba mõnusalt küpsenud pannkook. Ja nüüd tuleb nii-öelda pannkoogi tegemise kõige ohtlikum osa, mis võib kogu operatsiooni ära lõhkuda ja muuta pannkoogi ilusast koogist pudruks. See on nimelt pannkoogi ümber tõstmine. Mina teen seda niimoodi. Pool labidat siia alla ja siis opsti. Siin on näha muidugi, et jäävad siuksed pritsmed. Loodetavasti need jäävad pannkoogi külge ja tulevad pärast kaasa. Kui nad ei tule, siis jääb sinna õli sisse siuke kõrbelt tükk pannkoogi tainast lihtsalt hulpima. No, täpselt samamoodi vaatame, see nurga all niuke ta on. See ei ole veel valmis. Muidugi suurema panniga saab rohkem pannkooke teha samaaegselt. See on juba päris hea. Siis võtame sealt lihtsalt samamoodi. Sellest saame terve koogi labida peale ja tõstame seda siit. Ja kordame protseduuri. Nüüd on võib-olla isegi parem näha, sest pann on tulisenud, kuidas see kohe peale kallamist jääb tainas seisma või poole laiali. Mis on hea, siis tuleb siuke mõnus paks pannkook. Kui ta laiali voolab, siis tuleb siuke õhuke pannkook, mis ümber tõstmisel või külje pööramisel lihtsalt laiali laguneb. Eks pärast saab lõigata ka, ma arvan. Vot see läks nüüd halvasti. paistab, et jah, tuli on liiga tugev
ja sellega kaasneb see probleem, et pannkoogi alumine osa läheb kõrbema enne kui ta piisavalt tahkeks läheb. Ütle see uuesti. Kui pann on liiga tuline, siis pannkoog läheb alt kõrbema enne kui ta pealtpoolt läheb piisavalt tahkeks, et teda saaks ümber pöörata ilma, et ta laiali laguneks. Mida küll teha selle taiglega, mis selle kausipõhja järele jääb. Vot. Noh, ja kui vaadata seda, mis siin pannil on ja mis siin taldrikul on, saame siuksed 3 mõnusat paksu pannkooki, mis kindlasti ka hästi maitsevad. Minu arust on see mõnus magustoit siis kas üks pooleks lõigata siis 2 normaalse isuga inimesele või 1 maiasmunkale nagu mina. Vot. Aga niimoodi tehakse siis pannkooke ja eks hiljem näeb siis mida veel, kuidas teha.